Endla õpiruumis tegutseb siis Montessori rühm teist õppeaastat. Haridusjuhina on olnud minu ülesandeks ruumi loomine. See, kuidas see meile sattus, oli suuresti vanemate huvil. Et meie õpiruumis oli siis teatud hulk peresid, keda see pedagoogika innustas ja koos me hakkasime leidma võimalusi, ideid ja lahendusi, et kuidas seda ruumi luua. Ja see on toimunud siis koos imelise Elisabethiga, et kes seal siis tegutseb ja mul on väga suur õnn, et ta soovib meie aias tegutseda. Aitäh, et minu jaoks avanes see võimalus Endla lasteaias töötada eelmisel aastal, juulikuus, kus ma ka ise kolisin tagasi Eestisse, et ma olen töötanud Austraalias viimased 8 aastat ja ka Montessori lasteaias. Ja Eestisse jõudes oli see selline ma võiks öelda kokkusattumuste ahel, et üks asi viis teiseni ja kuni mind siis tutvustati Grünega ja siin ma olen. Ja, et kõige suurem erinevus, mida siis mina Montessorist välise inimesena olen märganud, on see, et lapsed tegutsevad seal iseseisvalt, saavad valida oma tegevuse, rütmi ja aja. Ja kõige suurem erinevus siis tavarühmadega olen märganud on see, et laste keskendumine või õpiprotsess võib seal olla 1 tunnist 3 tunnini, mis siis on üsna tavatu. Et see on tõsi, et see on üks suurimaid erinevusi, et lastele on antud aega keskenduda, et keskendumine üleüldse Montessori klassiruumis on täiesti püha. Et seda ma räägin ka oma õpetajatele, et kui te näete, et keegi laps keskendub, et siis laske tal olla. Et teine tähtis asi on see, et kui laps ka teeb midagi natukene valesti, et ei olegi teda oluline koheselt korrigeerida, et üldiselt nendesse Montessori materjalidesse on sisse ehitatud see, et laps saab mingil hetkel oma nii-öelda tehtud veast ise aru. Ja mulle meeldib Montessori hästi sellepärast, et see on lapsest lähtuv õpikäsitlus, et kogu see keskkond on üles ehitatud selle loogikaga, et ta vastaks laste arengulisi vajadusi ja kuna meil on ka see liitrühm, et meil on umbes 2-aastased, siis meil on sellised, kes saavad kohe 7, et siis need suuremad, kes mingid asju juba oskavad, võivad olla osaliselt ka juhendajaks nendele väiksematele. Ja kuidas meil see töö toimub, on kusjuures erinevates keskustes, et ei ole niimoodi, et kõik korraga istume maha ja siis teeme 20 minutit tööd. Et ongi, et kes tunneb, et täna tahaks alustada kohe minna matemaatikasse ja keegi tunneb, et nii, et mul jäid eile tähed pooleli või seal võib-olla väiksemad tunnevad, et et peale hommikuringi on juba kõht tühi, et lähen lõikan porgandit näiteks. Et selles mõttes see dünaamika on õudselt teistsugune, et lastel on võimalus valida, mis neile huvi pakub, samas on neil vastutus, et kui nad on mingisuguse valiku teinud, et siis nad mingil määral ka sellele mingi aja keskenduvad ja siis pärast panevad selle õppematerjali tagasi. Et see on selline vastastikune ja üksteise austamine ja respekteerimine ja vastutuse võtmine. Ja kui te tahate sellest rohkem teada, tulge meid vaatama. Tulge meid vaatama.